Tänases digiturunduse mõttekoja podcastis arutame selle üle, millist väärtust loob B2B kliendi otsustusprotsessi kaardistamine digiturunduses. Vaatame ka seda, miks on selles protsessis vaja teostada kliendi intervjuusid, millist infot saame analüütikast ning millist väärtust loob reaalne otsustusprotsess siis meie ettevõttele ja digiturundusele. Mina olen jätkuvalt Taavi Alpuu ja see on digiturunduse mõttekoda podcast. Meie ülesande digiturundajatena ei ole lihtsalt teavitada lõpptarbijaid sellest, mida huvitavad meie kliendid toodavad, vaid muuta need kliendid lõpptarbijale arusaadavaks ja ihaldusväärseks. Selle efekti saavutamiseks on vaja mõista kõigepealt, millises teadlikkusastmes see lõpptarbija parasjagu on ja vastavalt sellele siis kommunikeerida talle sobivaid sõnumeid. Et seda efektiivselt teha, selleks ongi vaja iga digiturundusstrateegia käigus kaardistada ära need erinevad teadlikkusastmed erinevate huvigruppide ja kliendisegmentide alusel. Kliendisegmentidest ja huvigruppidest rääkisime meie podcasti 7. osas. Saad sinna tagasi ulatuvalt vaadata ja kaasa mõelda, kui sul see osa on veel tegemata. Teadlikkusastmete tundmine annab sulle parema arusaama sellest, kui palju inimene sinu ettevõttest, sektorist, pakutavast teenusest, tootest teab. Ehk selle kaardistuse käigus saad sa paika panna konkreetselt juba sisuloome ja tasulise reklaamistrateegia. Võttes arvestada seda, et meie eesmärk selle sisuloome ja tasulise strateegia osas on liigutada klient siis mitteteadlikust faasist selle kõige teadlikuma kliendi faasi, kus ta saab siis meie tooteid osta, ta tuleb ise meie juurde, ostab meie käest iseseisvalt, mitte meil ei ole vaja suruda teda agressiivselt müügitunnelist läbi. Buttlicker! Our prices have never been lower! Stop it! Me aitame tal ise jõuda selle taipamiseni, et tal on praegu probleem, meie pakume seda lahendust ja selle lahenduse initsieerimiseks ta saabki siis meie juurde tulla ja meiega ühendust võtta. Teadlikkusastmete tundmine annab sulle parema arusaama sellest, kui palju inimene teab sinu ettevõttest, sinu pakutavast tootest, teenusest, sektorist, sellest probleemist, mida sa lahendada aitad, ka sellest, millist väärtust sa pakud oma kliendile. Ja selle kaardistuse käigus saadki sa paika panna siis oma sisuloome ja tasulise reklaamistrateegia. Ja kui sa vaatad neid erinevaid teadlikkusastmeid, siis selle alusel saad sa paika loksutama hakata neid erinevaid sõnumeid, mis aitavad siis kiiremini selle otsustusprotsessini jõuda, selle otsustusprotsessi lõppu siis jõuda. Ja siinkohal tasubki meeles pidada, et kui me turundust teeme, siis meie eesmärk ei ole inimesi sellest traditsioonilisest müügitunnelist alati alla suruda, et toimuks nii-öelda see müük, vaid me võime vaadata turundust siis selle turunduse hoorata või marketing flywheeli aspektist vaadatuna, kus siis turundus käib nii-öelda sellise igiliikurina ühes suunas kogu aeg, klient on kogu aeg meie infoväljas, klient on selle turunduse keskpunktis. Selle ilmestamiseks kasutame marketing flywheeli ehk turunduse hoorata mudelit, mis seab lõpptarbija meie ettevõtte kasvu keskpunkti. Kui traditsioonilise turunduse või müügitunneli eesmärk on ilmtingimata konverteerida, siis turunduse hooratas võtab kõiki potentsiaalseid kliente arvesse. Olenemata sellest, kas nad täna ostavad või mitte, iga kokkupuude annab potentsiaalsele kliendile informatsiooni selle kohta, mida me teeme, kes me oleme ja miks me seda teeme. Ehk siis aitab harida lõpptarbijat probleemist ja meie poolt pakutavast lahendusest. Ehk seekaudu aitab ta ettevõtte sõnumit läbi suust-suhu turunduse siis suurema hulga inimestele levitada. Miks selline lähenemine tulemuslik on? Harvard Business Review on oma uuringus välja toonud, et 57% otsustajatest B2B sektoris teevad oma otsuse enne, kui nad üldse ettevõttega ühendust võtavad. Ehk mida kättesaadavamaks me informatsiooni enda kohta teeme, mida selgemad meie sõnumid on, seda suurema tõenäosusega meid ka potentsiaalsetele klientidele soovitatakse. Ja teadlikkusastmete kaardistamisel avanebki ettevõtetele üldjuhul selline pilt, kus kommunikatsiooni tehakse üldiselt väga aktiivsele huvigrupile ehk nendele inimestele, kellel tegelikult aktiivne huvi täna on teiega koostööst ja kogu see kommunikatsioon on suunitletud siis sellisele agressiivsele müügile. Kuigi tegelikult avastame me seda otsustusprotsessi osas, et on vaja inimestele just juurde anda seda harivat materjali, et nemad saaksid ise endale maha müüa selle idee, et neil on teie lahendust vaja. Teisisõnu, B2B sektoris ei keskenduta siis turunduses sellele, et harida seda klienti, viia teda otsustusprotsessis edasi läbi nende teadlikkusastmete ja
sealt leitakse kõige suuremat potentsiaali, sellepärast et on hulk inimesi, kes on kuulnud, hulk otsustajad, kes on kuulnud teie ettevõttest, teie lahendusest, aga nad ei ole veel suutnud seda nii-öelda ära klikkida nende olemasoleva probleemiga. Ja kui seda poolt nüüd harida, suunata inimest selles nii-öelda teadlikkusastmete punktidest edasi, selle lõppkonversioonini, siis tänu sellele on ka turundus oluliselt efektiivsem. Kliendi intervjuud annavad parema arusaama sellest, milline teadlikkus on parasjagu sinu klientidel ja nendel huvigruppidel, keda sa kõnetada soovid. Ja kliendi intervjuude käigus ongi mõistlik küsida klientide käest seda, et kuidas üldse nende senine otsustusprotsess välja nägi, kas selles otsustusprotsessis oli mõni inimene veel kaasatud lisaks temale, kas enne otsustusprotsessi käidi erinevad lahendused, erinevad pakkujad üheskoos läbi, kas seal tehti mingisugune analüüs. Kui jah, siis milline see analüüs välja nägi, kuidas klient teist esmalt kuulis, kas tal oli endal eelnev kokkupuude teiega olemas või ta kuulis kellegi teise kaudu, et te olemas olete ja lahendate seda probleemi. Kui ta kellegi teise kaudu teist kuulis, siis ongi hea teada, kes see inimene oli, milline oli tema kokkupuude, kes soovitas, mis põhjusel, lisaks mis vormis soovitus saadi, kas see oli visuaalne, ehk siis keegi saatis kuvatõmmise, oli see mingi link, mis jagati, oli see mingi konkreetsem soovitus kuskil Facebooki või LinkedIni grupis. Kõik selline informatsioon annab väga hea arusaama sellest, kuidas siis inimene otsustusprotsessis täpsemalt edasi liikus. Ühtlasi oleks hea teada ka seda, millistes kanalites see inimene teid jälgib ja miks just nendes kanalites, kas seal on mingi kindel nii-öelda aspekt selles, miks ta teid jälgib seal kanalis. Näiteks YouTube'is meeldib talle vaadata pikemaid videoid, paremini aru saada ja mõista seda nii-öelda probleemi, mida siis ettevõte lahendada püüab. Või on see näiteks TikTokis, kus lühivideote kaudu inimene lihtsalt harib ennast mingi probleemi osas. Kindlasti on vaja kliendi intervjuud transkribeerida. See tähendab seda, et te kirjutate kliendi poolt öeldud sõnad, laused, kõik üles ja pärast annab see teile võimaluse analüüsida siis, mida klient teile öelnud on. Välja valida võib-olla sellised sõnumid, mida te saate juba sisuloomes või tasulises reklaamis ära kasutada. Saate testida, vaadata, kas see sõnum, mida klient välja tõi või see lähenemine, mida klient välja tõi, on sobilik teie turundusstrateegiasse rakendada või mitte. Ja nagu öeldakse, kui Muhamed mäe juurde ei tule, siis tuleb mägi Muhamedi juurde. Ehk selleks, et sa paremini suudaksid mõista oma klienti, peaksid sa ise minema selle kliendi juurde ja temaga vestlusi looma. Analüütika annab hea võimaluse jälgida, millised on olnud sinu kliendi kokkupuutepunktid siis erinevates digitaalsetes kanalites. Ja üldiselt kehtib see rusikreegel, et mida rohkem statistikat on, seda parem, sest siis on sul rohkem võimalusi sellest statistikast midagi järeldada. Erinevad allikad, kust siis olemasolevat statistikat analüüsida saab, on näiteks Google Analytics, Google Search Console, Ads Managerid saate läbi käia, Google Adsis. Lisaks on mõistlik pilk peale visata ka kolmanda osapoole analüütika tööriistadele, näiteks kui teil on kodulehele lisatud Hotjar, saate ka sealt väga vajalikku informatsiooni. Google Keyword Plannerisse võite vaadata, mida inimesed otsivad võib-olla, samamoodi ka Google trendidesse, et kas leiate sealt mõne trendi, mis on viimasel ajal üles lennanud ja läbi selle siis saate kuidagi kokku viia otsustusprotsessi ühe sellise aspekti. Erinevad foorumid, mida inimesed foorumitesse kirjutanud on, mida nad küsinud on, näiteks Quorasse, Redditisse, Facebooki või LinkedIni gruppidesse ja paljudesse teistesse gruppidesse. Ja siis ongi vaja kogu see informatsioon ühte kokku viia. Ehk hea, kui sinu ettevõttes on kasutusel CRM tööriist, see võimaldab siis kogu selle analüütika tööriistade, veebilehtede, kontaktipäringute informatsiooni ühte kokku tuua ja sealt analüüsida ka seda müügi inimeste poolt sisestatud informatsiooni, kui nad seda teinud on. Et siis saada see täielik ülevaade sellest, kuidas üks klient on liikunud sellest nii-öelda awareness faasist lõpufaasini, kuni ta siis on teadliku otsuse teinud ja teiega juba koostöö sellise esimese indikaatori andnud. Kui need asjad nagu omavahel kokku viia, siis tekibki ettevõttel väga hea arusaam sellest, milline see otsustamisprotsess välja näeb. See annab väga hea ülevaate nii-öelda digiturunduse tegemisel, et me saame välja valida need kanalid, kus me näeme kõige suuremat mõju selles otsustusprotsessis. Me saame hoida ressurssi seal, kus tegelikult ka on vaja seda ressurssi hoida, mitte tegeleda tegevustega, mis nii-öelda nõela heinakuhjas ei liiguta.
ja ühtlasi annab see ka müügiinimestele väga hea võimaluse, et ka nemad saavad paremini aru, kuidas klient liigub selles otsustusprotsessis ja ta saab pakkuda siis juba müügiprotsessis oluliselt nii-öelda mõjusamat tuge sellele kliendile ja aidata tal seda probleemi siis lahti mõtestada ja siis juba omalt poolt seda lahendust pakkuda. Lõpptulemine saad sa visuaalselt kuvada oma tiimile siis juba otsustusprotsessi, mida lõpptarbijad otsuse tegemisel arvesse võtavad. Tõsi, see visuaalne otsustusprotsess ei ole 100% tõene, ehk siin on erinevaid muutujaid, mingid trendid, mingid kontekstid, mis näiteks kliendil tekivad selle probleemi lahendamisel, organisatsiooni struktuurid ja kõik muud sellised aspektid on sellised pidevad muutujad, aga ta annab üldise holistilise vaate sellele otsustusprotsessile. Ja tänu sellele siis on ka tiimliikmetel võimalik paremini seda sõnumit kommunikeerida, paremini mõelda neid erinevaid lahendusi, kuidas näiteks tasulist reklaami teha, kuidas näiteks meiliturundust sättida või hoopis sisuloomet üles ehitada, et meil oleksid õiged sõnumid õigel ajal õiges kohas olemas, mis suunaksid siis seda klienti otsustusprotsessis kiiremini edasi liikuma. Seda protsessi on mõistlik läbi viia iga poole aasta tagant puhtalt seetõttu, et maailm, kus me elame, muutub igapäevaselt ja muutuvad ka meie klientide ostuharjumused, muutuvad meie klientide nii-öelda otsustajad ettevõtetes, kes seal on, inimesed liiguvad erinevatele positsioonidele, võetakse uusi inimesi tööle, kelle tööülesanded on nii-öelda muutunud ja ühtlasi ka erinevad trendid mõjutavad meie igapäevast elu. Seega, et paremini mõista seda klienti, kellele me läheneda soovime, peame me ikkagi seda otsustusprotsessi aeg-ajalt üle vaatama ja täiendama vastavalt siis olukorrale. Mis muutub organisatsioonis otsustusprotsessi kaardistamise ja selle lahti mõtestamise tagajärjel? See digiturundus muutub lihtsalt kliendi kesksemaks. Esiteks, teadlikkuse astmete tundmine annab sulle ja sinu tiimile võimaluse kõnetavamaid sõnumeid luua. Teiseks võimaldab see probleemi teadlikkust tõsta ning harida lõpptarbijad sinu toote või teenuse kasuks otsustama, kasutades selleks tasulise reklaami ja tehnoloogia võimekust. Kolmandaks võimaldab sul olla aktuaalne kanalites, mis tegelikult ka kliendi otsust mõjutavad ja vältida neid tegevusi, kus mõju kõige väiksem või olematu. Aitäh, et kuulasid, mina olen Taavi Altpuu ja see on Digiturunduse mõttekoda podcast. Like cherry on top,